Siit tuleb nüüd kohe küsimus, mis tegelikult osutus meie nii-öelda võitja küsimuseks. Nii et sina, kes osutusid võitjaks, palun võta meiega ühendust, et me saaksime sulle edastada sinu auhinna. Ja see küsimus kõlab siis järgmiselt. Kuidas tulla kristlasena toime oma negatiivsete emotsioonidega, ilma et neid endas alla suruks ja ilma et neid toorelt väljendades teistele haiget teeksin? Tõesti, see on päris raske küsimus ja lähtudes oma kogemusele, siis ma arvan, et mina olen pidanud oma igapäevatöös päris palju selle küsimusega tegelema. Et oma õpetajatöös ma olen avastanud endas külgi, mis ma arvasin, et minus ei ole olemas. See on siis näiteks ärritumine, kannatamatus ja selline mitte otseselt viha, sest viha on ikkagi väga tugev emotsioon. Aga ühesõnaga selliseid negatiivseid emotsioone ja mitte üldse tegelikult oma õpilaste pihta, vaid nende olukordade pihta. Ja mina olen näiteks selline inimene, et kui mind midagi ajab närvi või midagi minu jaoks ebameeldiv, siis mind juba ajab närvi see või muudab ebameeldivaks see, et mina selliselt reageerin. Ehk siis minu enda reaktsioon ajab mind veel omakorda nagu närvi. Ja omast kogemusest ma võin öelda, et ma mäletan oma esimest õpetaja-aastat, kus oli üks tund minul, kus ma tõesti ägestusin mitte ainult ühe õpilase peale selliselt, et ma tõstsin häält niimoodi, et mul hääl läks pärast ära. Ja ma nii-öelda kaotasin täiesti tasakaalu. Ja praegu seda rääkides võib-olla inimesed ei usu, et minus on selline pool olemas, aga tegelikult on. Ja ma arvan, et meis kõigis on tegelikult olemas see pool, kus kas on mingid inimesed ja olukorrad, mis võivad meid viia selleni, et me ei suuda neid negatiivseid emotsioone kuidagi talitseda. Sest tegelikult Jumal on loonud meid selliseks. Meil on emotsioonid ja need võivad olla väga-väga erinevad. Isegi kui me vaatame piiblisse, siis me näeme, kuidas tegelikult ka Jeesus vähemalt ühel korral vihastus selliselt, kus ta templis ajas lauad laiali ja inimesed olid sellest väga segaduses, et kuidas see saab üldse võimalik olla. Aga ma ei julgeks väita midagi sellist, et kui need negatiivsed emotsioonid on põhjustatud sellest, et see on seotud kuidagi mingi ebaõigluse või patuga, siis on päris aus tunda sellist kurbust või viha mingite olukordade või käitumismustrite vastu. Aga siinkohal ma tahaksin pigem ikkagi rõhutada seda, et tegelikult Jeesus on juba ristil surnud selle eest, et kõik need tugevad negatiivsed emotsioonid on sinna jäänud ja et meie taotleksime ikkagi neid häid vilju, mis on tasakaalus ja mis toovad esile armastust, rahu, rõõmu, headust, kõike seda, sest me oleme kutsutud ikkagi Jumala lastena neid häid vilju edasi kandma. Aga mida siis teha, kui tõesti sellised tugevad negatiivsed emotsioonid kerkivad esile ja kuidas neid siis kas alla suruda või mida sellises olukorras teha? Siis mina oma kogemuse põhjalt olen aru saanud, et ma ei tahaks mitte kunagi minna sellesse punkti, kus ma olin siis oma õpilastega, see näide, mis ma jagasin. Ja ma olen elus õppinud seda, et kui mind miski ajab närvi või mingid negatiivsed emotsioonid kerkivad esile, siis ma pean analüüsima, et mis on selle allikaks. Enamasti minu jaoks on selle allikaks olnud kas mingisugune olukord, mida ma ise kas ei saa kontrollida, kui lihtsam näide siis liiklus, et kas jalakäijana sa lähed närvi sellepärast, et sul tuleb punane tuli või sa mõtled lihtsalt, et oi, mul ongi tore hetk, ma saan korraks mõtiskleda ja vaadata, mis inimesed mu ümber on, mis majad või loodus, nii palju, kui seda saab valgusfoori juures olla. Et see on ka suhtumise küsimus. Või need emotsioonid tekivad meil esile siis, kui me puutume kokku mingi kindla inimesega. Ja sellises olukorras ma arvan, et hästi oluline kommunikeerida endale, et mida ma ise saan teha selleks, et see olukord selle inimesega võiks paraneda. Ja kui sinust kõik oleneb, on see, et sa nagu tahad anda endast parima ja
sa oled omalt poolt kõik teinud, aga see teine inimene kuidagi ikka toob esile neid negatiivseid emotsioone, siis kindlasti kommunikeerida talle seda ja palvetades leida, mis on need viisid ja võimalused, kuidas siis armastuses seda inimest kõnetada, et see suhtlus võiks minna paremaks ja neid negatiivseid emotsioone ei peaks esile kerkima. Sest kui me vaatame piiblisse, siis eriti just Galaatia 5. peatükk räägib meile nendest headest vaimuviljadest, mis peaksid meist välja kasvama. Seal on armastus, rahu, rõõm, headus, lahkus, ustavus ja nii edasi. Ja üks nendest on tõesti ka enesevalitsus, mida me vahel võib-olla kipume kristlastena unustama, aga sellega on vaja tegeleda väga teadlikult. Nii et ma soovin sulle, et sa läbi palve piibli lugemise leiaksid, mis on see sinu võimalus, kuidas sa saaksid ennast valitseda ja tegeleda nende emotsioonidega, et minna koos Jumalaga edasi sellised, et need head viljad võiksid alati esile tulla.